Hello! Esimene hommikus on hea olla. Nii et tere hommikust ja me hakkame just hommikust sööma. Kell on 7 läbi. Peaaegu 8. Ja meie laud näeb välja siuke. Kõik hungrid ja angrid on siin toidu kallal. Nii et sööme hommikust. Ja siis vaatame, mis tänane päev toob. Nii et see you later. On õige mood või? Lähme seiklema! Hola! Täna on siuke päev, kus me tulime Anneliga seiklema ja poisid läksid Gold Coastile autosid vaatama, sest meil on ikkagi vaja autod osta ja meie tulime siia jää äärde ja Anneli on siuke fashionista. Anneli! Vaadake, siin on hästi ilus. Siin lõppes just Brisbane festival, nii et nad koristavad aeda asju ära. Aga seal ka taamal on vaateratas ja mega suur sild. Siia taha jääb siis meie kodukant. Väga ilus on. Anneli on juba seal kaugel kuskil. Nii et ühesõnaga jaa. Täna seikleme vabas õhus. Sellepärast esimest päeva, kus mul ei ole sümptomeid, aga ma ei julge veel siseruumidesse minna, et 24 tundi peaks olema ilma sümptomiteta, et minna siseruumidesse, aga me tulime õue jalutama, sest siin on nii palju lahedaid ilusaid kohti ka väljas, hästi palju jooksjaid ja sportijaid on siin, nagu te näete, kõik jooksevad mööda. Nii et vaatame, mis see tänane päev meile toob. No nii, siseneme siia botaanikaaeda, mega suured puud, hästi ilus on, siukseb täpselt jää äärest paralleelselt. Anneli jahtis siin vahepeal linde, erinevaid, ta on väga väheseid näinud, pole üldse rahul. Mis linde sa näinud oled? Nägin ühte väärakat kajakataolist moodustist, kellel on hästi pikk nokk. Ta on siuke... Ja siis ühte väiksemat, kes oli nagu väike versioon sellest suurest. Jah. Ühesõnaga, suundume siia, hästi suured puud on. Adruais on, tunned? Räige adruais on. Kodune tunne kohe. No mitte kodune. Tallinnale. Eesti vibes, vaata. Ühesõnaga. Banaanid ei ole valmis või? Nope. Loomi liiga palju näinud ei ole. Nägime ühte mingit veidrat, lendavat, hästi suurt nagu rohutirtsu. See oli mingi veider loomake. Ja siis nüüd me lähme kuskile võssi. Anneli juhatab meid kuskile võssi. Okei, me lähme mingi tädi järgi. Tundub, et ta on vist kohalik. Siuke. On see asi siin. Vaadake, siin on nagu mingi muda ja värki. Kuule, see on ikka täiega välismaa kliima. Aga siit lähebki. Täiega välismaa kliima on, vaadake. Jaa, lähme ülevalt. Ma ei taha seda alt minna. Vaata. Ma olen neid seda selles Bear Grillsi saates olen näinud neid mangroove. See on siuke... Nende vahel elavad need mud crabs. Sa lähed mõnda krabi. Kahjuks hetkel ei näe. Olgu, me lähme seikleme edasi, varsti näeme. Vaadake, kui cool see välja näeb siit. Me oleme jõudmas siia metsa. Anneli! Levita! Nii lahe näeb see välja. Mega lahe. Hästi kõrged puud on. Hästi siuke. Hola! Näk! Hello. Mega mõnsa istume siin praegu. Mega mõnus ilm ja mega mõnusad vaated. Inimesed lihtsalt hängivad seal muru peal ja nii mõnus. Saate aru, siin on nii rahulik. Ma saan ülihästi aru, miks inimesed tulevad siia ja tahavad siia jääda, sest siin on nii rahulik, isegi keskpäeval. Nagu, wow, lihtsalt. Ja väga ilus. On ju? Jah. Väga ilus on.
kuule, lähme filmi. Jätme peale 4 aastat. Vaadake seda looma lihtsalt. Ta lihtsalt... So they're harmless, right? Is he gonna bite me? Ta on nii naljakas. Ja Anneli on veel naljakam. Saad aru või? Me kardame siin kõike. Junn jumala jahe! Ja seal on need linnud. Need haiged nakaga linnud. Kes on ka naljakad. Ja need loomad ka. Oh my god, see on nii Ühesõnaga. Me ei ole isegi maale kuskile jõudnud. See ei ole reaalne lihtsalt. Me kardame kõike ja kõiki. Ja need kohalikud täiega naersid meile praegu, sest me hakkasime kartma, nagu see loom on suht ohutu. See gecko või vaata, niimoodi paneb ringi siin lihtsalt, vaata. Ja ta on tegelikult täiega ohutu, aga me räigelt ehmatasime. Oh my god, that's so weird. Nagu see loodus täiega võtab harjumist. Me räigelt ehmatasime, me lihtsalt killisime üle selle poole vihmametsa. Ja siis vaata, need on need linnud. Need naljakad linnud. Juhu, oleme jõudnud pargi järgmisesse ossa. Mega ilus on siin. Endiselt, jätkuvalt. Kõrghooned. Veel mingeid kohalikke linde siin nakitsevad ennast. Palme, väga palju palme. Ja mingid valgusinstallatsioonid ja värgid on siin ja need aiad ka, sellepärast et siin oli just Brisbane festival ja sellepärast siis ongi kõik need asjad siin üleval ka. Aga mega palav on, mul on nii palav olla. Ma panin pika kleidi, sest et ülevalt meil rõdult nagu tundus, et on tuul, aga tegelikult ei olnud. Nii et ühesõnaga vaatame, mega soe, naudime veel. Tere õhtust, ühesõnaga me liigume Anneliga poodi ja lähme ostame hommikusöögi asju ära ja siis ostame õhtuks tänaseks, võtame süüa, lähme pick-upime ja siis tellisime mingisugust purksi kõik koos ja täna on siis aeg tähistada, sellepärast et mina, Anneli ja Pärt saime auto. Poisid läksid hommikul Gold Coasti ja esimene auto, ülihea aasta, ülihea hind, tingisid veel alla, ostsid selle kohe ära. Muidugi neil oli ka mega hea eeltöö tehtud, aga jaa, meil on auto ja nüüd tegime just tööintervjuu, saime ka tööle ja see üks omanikest ütles meile ka, et ta aitab meil saada ka selle maja, mis me välja vaatasime, sest et ta teab neid nagu omanik or something. Nii et täna on väga palju tähistamist ja liigume nüüd poodi. Äkki seekord filmi poes ka. Me oleme nüüd mingil uuel tänaval. Anneli avastas midagi. Siin on ülihead poed ja see on mingi asi. Mis see on? Äge maja! Ma mõtlesin, et see on nagu mingi something special. No ongi. Ühesõnaga, see näeb cool välja. Me oleme mingil uuel tänaval, mina ei ole siin tänaval veel käinud, sest ma olin ju paar päeva kodus. Aga teised on õhtuti käinud siin. Ma tean, et Pärt ja Anneli käisid üks päev Apple'i poes. See pidi olema mingi räme suur. Iga suurem kui Tartu rongijaam seest. Nagu huge ja hinnad pidid nii odavad olema, nagu ikka. Ühesõnaga, me oleme ikkagi endiselt teel poodi. Pole veel kohale jõudnud. Nice. Võtaks täiega shoppama tulla. Meil ei ole veel sellist, näe seal ka vaata. Meil pole veel sellist päeva tulnud, et saaks shoppama minna, aga täiega tahaks. Me teame, et me tuleme siia, see on see main thing. See tahaks huvi pärast vaadata, mis Aussi H&M endast ütleb ja Uniqlosse ma tahan kindlasti. Ja kus see kuradi fucking apteek on? Ma otsime apteeki ikka veel. Juhu, poetiirud on tehtud, ilmselgelt me ei filminud ja ma tahtsin teile lihtsalt näidata, et saate aru, siin on telefoniputkad, nagu ikka veel, nagu aastast ammu. Saime Saime toiduasjad kätte ja nüüd lähme mööda seda põhi-shopping tänavat tagasi. Vaadake, siin on nii coolid poed. See on üldse suht vibes koht.
ja siis lähme nüüd toidule järgi. Mis koht see oli, kust me tellisime? Betty's Burgers. Vot. Mingi kohalik Aussi purksikett. Sinna lähmegi. Nii et jõudsime nüüd siia burgeri juurde. Anneli läks orderire järgi. Koht ise on siuke, suht nunnu. Suht tuled see värk ja Anneli on seal. Ootamas orderit. Siuke suht numps. Siin tänava peal niimoodi. Juhu! Anneli sai asetada. Let's go! Rahvast nagu murdusid ja õhtul. Anneli pakkis juba lahti. Burgerid. Siuksed. Nii, see on Pardi. Sest ta on topeltaliival letusita. Väga põnev. Nüüd teikib. Tere hommikust, uus nädal on algamas. Kõik on enam-vähem terved ja oleme valmis seiklusteks Brisbane'is. Oleme kuni selle laupäevani Brisbane'is ja siis sõidame Gold Coastile ja sealt võtame meie auto ja oleme paar päeva Gold Coastil ja siis vaatame edasi. Aga plaanis jõuda Sydneysse, sellepärast et me saime kõik koos Sydneysse tööle. Sydney äärelinna siis ühte farmi. Nii et eks näis, kuidas sellega läheb. Aga meil on üliilus hommik, mega hea ilm on 27 kraadi, päike paistab ja meie imeline hommikusöök. Kõigile väiksed ingvershotid ja siuke on meie hommikusöök. Täna on menüüs puder. Nii et vaatame, mis eluke toob ja vaatame, mis täna teeme. Hello, tulime Brisbane linnamuuseumisse. Kõik on nii väiksed siin. Siin vist ei pea nii väikselt rääkima. Tegelikult vist siin ei ole ju kedagi. Me oleme ainsad, kes siin on tegelikult. Ühesõnaga tulime Brisbane linnamuuseumisse. Mitte lipu linnal. Suht numpar. Me oleme praegu esimesel korrusel. No muuseumi mõistes. Esimesel. Aga siin, olgem kultuursed ja värki. Aga ega siin väga suurt midagi praegu veel pole, nii et jätkame enda seiklust. Me käisime ühel korrusel juba ära, kuna sinna ei saanud nagu selle kaamera kaikaga, siis ma jätsin kappi kaamera, viitsin filmid seal. Aga seal oli, ma tegin mõned kaadrid teloga, vaatan, võib-olla ma lisan siia sisse. Ta oli siuke hästi üldine, mingi ala riietest, nagu meil on taluriided ja siis seal oli üle 13 erineva 1000 eksemplari ja siis neid hakati koguma alates 1912. aastast. Issand, ma läägan täna. Ühesõnaga jah, tasuta muuseumi kohta päris asjalik muuseum oli tegelikult. Väga vahva ja väga suures majas, väga vana maja. Nii et me jätkame nüüd enda shoppingut. Lähme shopping tänavale vist. No. Tahtsin teile näidata siit väljast ka. Päris cool näeb see välja. Mingi siuke keskväljakulaadne toode. Päris vahva. Ja maja ise oli siuke siis ka hästi suur ja võimas maja. Anneli vaatab lõviga tõtt. Ma saadan Mainsule. Ühesõnaga jaa, nüüd lähme päriselt shoppama. No nii, mega suur shopping center. Tähendab, me astusime lihtsalt ühest tänavast kõrvalt sisse. Tulime vaatama. Päris huvitav disain on siin. Sellel, kuidas see on tehtud. Kamraadid on seal tagapool. Mida me otsime? Me ei otsigi midagi. Anneli, mis sa tahad osta? Ole sinu suuruses.
You're so funny. Ühesõnaga, Anneli tahtis Saaras käia ja mina käisin just Pandoras. Pigem oli siuke kehv valik. Ma arvasin, et on veits parem valik. Nii et nüüd vaatame edasi. Tulime mingisse Hiina või Jaapani kohta sööma, nagu snäkkima. Okei, Jaapani kohta sööma, snäkkima. Ja toit näeb siuke välja. Siin on gyosad, siin on takojakid ja siin on kana. Koht ise näeb suht cool välja. Ja nad proovisid mingit õllet ka. Jam. Tahtsin teile näidata, kuna siin ei ole poes alkoholi müügil, nagu toidupoes, siin on eraldi alkoholipoed. Ja need poed näevad nagu siuksed välja. Anneli ja Pärt siin just käisid mingi kraami ostmas, aga nad näevad siuksed välja. Ja no ütleme nii, et alkohol on ikkagi ausis pigem kallis ja pigem isegi mõttes võib-olla kallim kui Eestis, aga Jees. Ei ole valgena. Nii, me oleme nüüd poes. Varasemalt pole filminud seda, kuidas me poes käime, aga me jõudsime omadega poodi ja saate aru, ma ei imesta, et ausikad lähevad paksuks, sest neil on nagu nii hea valik ja nii suur valik. Nagu ebareaalne, üks päev me ostsime. Kus need koogid on? Neid kooke siit, vaadake nüüd. See on mingi nagu mingi ausi mingi kohalik stuff on ju, see on mega hea. Ühesõnaga siuksed poed on, Anneli on seal, mega suured poed on, lõputud rivid ja no räigelt staffi lihtsalt. Nii et ebareaalne valik lihtsalt. No nii, täna on, ma ei tea mitmes päev, igatahes teine nädal ja me lähme panka, et teha isikutuvastus ja saada enda pangakaart kätte. Kõik on seal tagapool kuskil meil ja mega hea ilm on, täna on päike, veits pilvi on, 27 kraadi, siuke mõnus juba. Hakkab looma, ütleme nii siis. Ühesõnaga, käime pangas ära ja siis vaatame edasi. Aga praegu on mingi tipptunni aeg, nii et nagu hästi palju silmimist on. Oleme siin samal tagasi, kus eile olime. Juhu, saime tehtud. Siuke on see pank, nägi täiega cool seest välja. Ja saime kõik enda asjad tehtud. Kaardi saime kätte, juba Apple Pay'sse lisatud ja ülilihtne süsteem, nagu selles mõttes, kui vanasti oli aus siuke, et lähme üle. Kui vanasti oli aus siuke, et sa nagu pidid tegema nagu kõik paberi peal, kõik tuli postiga, siis praegu on ikkagi täiega eesse läinud see. Näiteks läksime sinna, siis nagu skännid QR-koodi, lähed järjekorda, siis tegeletakse sinuga, et nagu, ja me tegime kaardi ette nagu ära nagu netis selle applicationi, ehk siis enamus meist said kõik kaardid kätte. No Annelil muidugi oli error. Tal oli mingi PIN-kood. Äpp, pangakonto nagu, noh, kui SEB-s logid internetipanka, vaata, PIN-koodi lõi nagu lukku. Errori lõi ette igal pool niimoodi, et see unkel muutis mul nagu süsteemi sisesel ära ja sellega oli mingi ilge jebla. Nii kahjus ta tahtis, ta lubas mulle, et me jõuame täpselt 3-ks valmis, nüüd 3:03 valmis. Aga see ei olnud nagu tema süü, mina panin lukku selle ju. Ei, lihtsalt nagu, ei, see oli pull jah. Õnneks meil enamusel olid kaardid käes, Alo oli ainus, kes praegu kaarte ei saanud kätte. Miks ta ei saanud? Ta esitas hiljem ja ta kaart vist ei olnud siin veel. Ja siis seal oli mingi, et mis asjad, kui palju õnne. Ühesõnaga jaa, me saime tehtud ja nüüd me lähme käime kodust läbi ja siis me lähme hängime teisel pool jõge, vaatame, mis teisel pool jõge seal, kus on siis vaateratas ja asjad. Sinna lähme, vaatame. Ja saatke mulle palun tupsupostiga sinist garanti. Endiselt. Vaheldus. Siin on siuke teema, et me tahtsime minna jalakäijate sillale ja siin on niimoodi, et selleks, et saada üles sillale, sa pead tulema nagu läbi maja põhimõtteliselt. Ma näitan teile kohe. Tuled sealt alt, on ju, nagu meie tulime ja siis siit lähed ülesse ja
ekskavaatorid, tuled siit ülesse ja siis sealt lähed ühe korra veel ülesse ja siis seal on see jalakäijate sild. Me oleme iga hetk teel sinna, aga kuna me tahtsime enda TFN numbrit saada varem kätte, siis Keit helistas meil sinna panka. Nad ei võtnud alguses vastu ja nüüd nad helistasid tagasi. Aga mingi räige müra on siin, siis mõtlesime, et okei, et me oleme nii kaua siin majas. Ta räägib ära ja siis lähme, sest et meil on plaan minna nüüd üle jõe, sinna, kus on vaateratas ja veel mingisugused kohad. Vaadata, mis seal on huvitavat. Anneli enda igapäevases vlogis on ka kohe olemas. Tal siin vlogiminutid käivad, issand kui ere päike. Aga ütleme nii, et ega meil nagu liiga palju aega ei ole. Selles mõttes, et siin on ju niimoodi, et 5:30 on juba pime ja meil on kell 4 läbi juba praegu. Ehk siis ainult 1,5 tundi on aega, nii et ühesõnaga vaatame, kaugele me jõuame. Aga mingi plaan tekkis juba, et õhtul minna bowlingusse, siia nagu mingile põhitänavale. Nii et eks näis, vaatame, mis saab. Ja see you later alligator. Liigume nüüd teisele poole jõge. Ma mõtlesin. Poisid jäid korterisse, nii et me oleme ainult tüdrukutega. Läksime teisele poole jõge. Vaadake, see on see huge rõngas, patas. Ja sealpool on see suur Brisbane'i silt, mida kõik teavad. Lähme jalutama sinna, siis näete teie ka. Lihtsalt vaadake, kui vibes. See on nagu nii mõnus, nagu ebareaalne. Nagu see linn on nii rahulik. Ainult see meie street on siuke rõve kiire, aga kõik muu on nagu nii rahulik, aeglane, mõnus, veri mõnus. Ja see on see kurikuulus Brisbane'i silt. Väga numps on siin. Kõik on ülirahulikult. Õhtu on ka juba muidugi kohe varsti läheb pimedaks. Saate aru vä? Ja siin on ju päris bambused. Nagu kui lahe. Kahju, et mõnda pandat siin ei ole. Aga nii cool, nagu mega massive on need. Ja ma ei tea, Annel juba läks kuskile. Ühesõnaga, ja ma pidin teile näitama, et siin on päris bambused ju. Oleme jõudnud mingisse Jaapani nagu aeda or something. Siin on palmid igal pool. Suht cool näeb välja. Ja no muidugi vees on gecko. Seal sulandub suht hästi massi. Oleme jõudnud siia Hiina, Jaapani majakeste juurde, mis oli siin teisel pool parki. Ja no näete, vaadake veel lihtsalt massive bambused. Nii ilusad. Fun fact. Ma nüüd ei tea, kas riik on õige, aga umbes seal kuskil Jaapani kandis kasutati bambust kunagi piinariistana. Niimoodi, et inimene seoti maa külge kinni. Piinariistana? Ja, sest bambus on maailma kõige kiiremini kasvam taim. Siis kui bambus ei olnud veel maa seest välja tulnud, inimene pandi nagu kasvamiskohale, seoti kinni maa pinna külge. Ja siis bambus kasvas tast läbi. Nästi! Fun fact teile. Editi siis need pudeldamised välja. Ma ei tee seda. Vaadake seda. Kõige lähedasem kaader gekost üldse, mis on tänase päevani saadud. Läks. Ja sinna ta läks. Aga vähemalt te nägite. Neiud lähevad jäätise jahile siis. Väike snäkk tee peale.
Siin on päris cool valik too. Ma muidu ei tahtnud jäätist, aga äkki ma tahan ka nüüd. Käisime söömas ära või noh, sõime jäätised ära ja nüüd tulime siia. See on siuke pool area. Ja siin on niimoodi, et kuna siin ei ole nagu mingisugust nagu randa, siis nad on teinud ise tehisliku ranna siia Prissi keskele. Näeb suht cool välja. Nagu suht palju erinevaid asju, mingid basseinid ja värgid. Ja sealpool on seda liivaosa ka. Siuke huvitav väljund. Et nice. Lähme sealt poolt või? Vaadake veel. No siuke suht väikele sinine vesi, noh, teate küll. Palmide värki. Aga oi, mis glory eyes. Nagu oleks mingi auras või kuskil. Tulime siia üles. Siin on üks hoone, mille üleval saab käia nagu tekil. Ja siit on mega ilus. Seal on see vaateratas, kus me just olime. Ja siin on jõgi. Väga-väga ilus on. Siin on mingi söögikoht kohe kõrval. Ja seal on nagu huge päikseloojang. Hästi-hästi ilus on. Väga ilus koht. Me tulime siia sööma. So excited. Põhimõtteliselt siin on igal pool niimoodi, et sa QR-kooditad seda ja siis sa saad otse ära tellida. Nagu maksad siit, tellid ära ja sul tuuakse lauda. Ehk siis sul on 0 kontakti, nagu mega mõnus. Eestlase unelm. Ja reaalselt eestlase unelm. Ja meil on nagu mega ilusas kohas istume ka. Siuke mõnsa vaade. So excited. Tere hommikust rahvas, ma panin sinna loo peale need väiksed. Ühesõnaga, tänane päev on siuke, et me lähme Austraalia loomaaeda. Ja meie hommik algab nagu ikka. Kerge hommikusöögiga. Nii et ja, lähme rongiga sinna ja siis seal on tasuta bussid, mis viivad mingi 10 mintsi sinna loomaaeda. Nii et lähme vaatame need krokodillid üle. Jõudsime rongi. Saate aru, siin on nagu, kui sa sõidad lennujaamast rongiga, on pilet 22 €. Aga kui sa sõidad ükstapuha kust mujalt rongiga, see on pilet 50 senti. Nagu 50 senti. Saate aru, ükstapuha kuus sõidad. Hästi ebareaalne nagu. Siin on nii odav rongiga sõita. Ühesõnaga, me oleme nüüd rongis. Anneli läks üksinda hängima sinna. Ja see nagu, see on veits siuke nagu ratchetim, sest see, millega me tulime lennujaamast, see oli nagu vähe viisakam rong. Ja see, millega poist käist Gold Coastil oli ka viisakam rong. Aga see on rohkem nagu siuke metroo või nagu siuke pigem metroo moodi kui nagu rongi moodi. Istmed on siuksed, nüüd on need lõõtsad. Siit läheb mingi teine rong. Aknad on suht nagu kritseldatud ja värki ja nagu midagi ei näe, kõik on nii hall. Nii et ühesõnaga, sõidame loomaaeda ja siis vaatame, mis seal saab. Kutid, me jõudsime kohale. Vaadake mäppi ka. Siin on ekidnad, saarmad ja komodo drakonid. Mega vahva, lähme vaatame. Siin on mega palju neid, kus saad pileteid osta. Ja praegu on nii rahulik, sest et kell 11 või tähendab kell 9 tehti alles lahti. Siin on mingi suur krokodillus. Saime mäpid ka kõik. Nii et ühesõnaga nüüd lähme seiklema. Kui esimesed loomad tulevad, siis näitame teile ka. Praegu ei saa veel midagi aru. Kui vahvad! Nüüd on kõik. Äkki neil on söögiaeg tulemas või midagi? Vaata, kuidas nad ootavad seal. Kisa käib. Oh my god, kui vahvad! Vaat neid! Issand, kui pullid nad on. Mis talle huvitav teha on? Nad on kõik väga rahulikud siin. Nästi. Nästi. Vaatame praegu.
Oh-oh. Okei, ta on suur. Ta on nüüd väga suur. Ta on sama pikk kui mina. No päris hull ikka tegelikult. Ega see normaalsus ei ole. Teine on seal. See ei ole isegi kõige suurem liik, mis eksisteerib. Vaata, et tal on isegi lõust lahti. Siin mingi loom. Ma ei saa aru, kas ta filmib või ei filmi nagu. Kas te näete või ei näe? Siin on räige peegeldus. Vaata, et loom on siin. Enne kaevas just. Näeb suht naljakas välja. Ja mingi sisalik. Ma ei tea, kui hästi te näete, aga seal otsa on see koala. Ta oli enne näoga siia poole. Ta on ainus, kes on veits elavam. Koala poiss. Näe, vaata, keerab siia poole nüüd. Ta on vist mamps ja siis kõik teised siin ümberringi. Puu küljes on ta lapsed. Suht armas loom. Aga maru aeglane. Kust Merilis katsus? Pane julgelt ära, läheb veel. Suht pehme on. Kondine. Suur kilp on. Verbi. Ta on üle 150 aasta. Üle 150 aasta vana. Kauem kõnnime. Tundub. Paps liipisin. Me oleme jõudnud nüüd mingisse teisele alale. Siin peaksid olema leemurid ja valgirjakud ja elevandid ja ühesõnaga oleme vaatama, räige tuul on. Nagu räigelt raputab siin. Mega hull tuul on. UV pidi olema 8. Ei tea. Eks näis õhtul. Me ei ole veel Austraalia kohalikku päiksekreemi kasutanud. Tundub jäänest, pole üldse päiksekreemi kasutanud. Nii et vaatame. Kõigepealt Anelit. Ja siis vaadake sebrad. Ja siis on kalgirakud. Nii nunnupallid. No nii ilusad loomad on. Ja me oleme kuskil Aafrika tsoonis. Ja siin on jumala palju ruumi on neil ikka. Nii vahvad loomad. Ja siis seal nurgas on mingi special, kui sa maksad mingit lisaasja, siis sa saad neile mingi pai teha värki. Siis nagu mingi special treatment, kui sa seal endal ostad. Ühesõnaga, kalgirakud on nähtud. Nüüd saame päevaga edasi minna. Lambist saime juba kätte. Tunduvad magedad. Tubernast. Aga tegelikult ei tea. Anneli asub siin snäki. We'll see, Krokodill tuleb. Kasper. Let their feet the bottom of the pond and launch up vertically. Miss that again. Just like that. So they do this. Casper size and even larger. Things like fruit bats. Just his son is going to forget. He will hopefully get there. Sorry, Casper, it is not my day today. Anneli, kuidas meeldis show? Robert oleks paremini teinud, aga tegelikult oli päris kõva. No Krokodill ei tahtnud üldse trikke teha. Ta oli nii põikpäine ja selle 15 mindiga, mis me seal istusime, ma läksin jumala punaseks, sest oli 45 minti. Okei, no ühesõnaga ma läksin räme punaseks ja ega me ju ei pannud päiksekreemi peale ka midagi, ega me isegi ei ole seda ostnud siiamaani ju. Nii et ühesõnaga nüüd me otsustasime, et me tõmbame naaksu, läheme bussi peale ja läheme rongiga koju tagasi, aitab küll. Oldud küll siin juba mingi kella 10:30 vist. Nii et oli vahva ja vaatame, mis Bris pärast õhtul teeme. Nii, tere hommikust Kalanat korda. Me oleme viimast päeva Brisbane'is ja kell on hommikul 11:32 ja me hakkame just hommikust sööma. Ei, mul on. Ja mõtlesin, kui sulle kas ma annan sulle
mul siin on muid asju. Vaatame, mis me täna selle viimase päevaga teeme. Aga suuri plaane vist meil tegelikult ei ole. Nii et we'll see. Jah, kõik ootavad juba, et saaks Gold Coastile minna, nii et vaatame. Hello! Me lähme ketsi shoppingule, sest et Anneli tahab endale uusi ketse. Ketsid vajavad välja vahetamist. Mitte need? Ei, mitte need. Ma ei vaja välja vahetamist, ma vajan tööjalanõusid ja... selleks saada. Rääkisin talle pikalt eile, milliseid mul vaja on. No ja kõik on meelest läinud. Äkki ma magasin? Ja küll, ühesõnaga me läheme nüüd linna, nii et see you later, alligator. Ise vahega. Anneli jalanõusid valimas. Elu on ikka raske. Siin on nagu suht huvitavad poed ja nagu huvitav valik. Aga me siiamaani liiga palju häid poodi ei ole leidnud, to be honest. Need on odavamad kui Eestis. On või? 15 euri, 3 paari. Oot. Me otsime igatahes edasi nüüd. Tule ma lihjas niiskus. Saate aru, siin on nagu mingid gigariided nagu. Vaadake, see peaks olema muidu Anneli suurus. No elu sees ei lähe jalga, see on nagu, tähendab, kukub alla. Perse on väiksemaks läinud, raisk peab juurde võtma ruttu steroidiliha sööma. Saate aru, siin on nagu nii suured suurust. Vaatasin mingis poes nagu laste sektsiooni ketsides just, sest mina ostan Eestist lasteosakonnast, mul nii väike jalg on ja kõik teavad seda. Aga saate aru, siin aussis nagu laste, nagu kids osa on nagu nii suured. Nagu ma ei saa isegi lastest, mul on tunne, okei, ma muidugi ei vaadanud nagu numbriliselt, mis nagu vahemikku ei, aga nagu nii suured on, ma ei saa aru sellest. See on mingi giga suurustega lihtsalt. Ja me oleme jälle järjekordses poes ja mulle tundub, et see on meeste pood nagu. Kus ma lühkarid seal on? Ma ei tea, nagu minu arust siin on iga teine pood meeste pood. Nagu, või siin on kõik nii unisex või? Ma ei saa veel täpselt aru. What the fuck? Ühesõnaga. Ma tahan täiega endale mingit sükest, ma tahan sükest, millel on paelad ka. Tahaks mingit beeži või valget või roosat. Ühesõnaga, me jätkame endiselt veel. Never mind, see oli 2-korruseline. Ja nüüd me jõudsime naiste osakonda. Oh yeah, let's go! Nii, update on siuke, et mina sain endale ühe topi ja siis tulime nagu siia Petis, mis see nimi on? Me rääkisime Bobist ja Barbarast nii kaua, et ma ei kuulnud, et neid kutsud. Ühesõnaga ei oota, me tulime siin mingi Petis burger, Annel tahtis milkshake'i on ja siis me hakkasime arutama, et Anneli on nagu suht raske nimi neile. Siis, mis on nüüd su uus nimi? Bobi. Ühesõnaga, see koht on hästi nunnu, ma tahtsin teile näidata. Very cute, siuke roosa. Ja nüüd uus Bobi. Ühesõnaga, me läheme nüüd tagasi hotelli ja siis, tähendab meie kodukesse ja siis lähme vist jõe peale sõitma ja ühte muuseumisse, kus on mingid mega suured dinosaurused. Nii et jaa, lähme varsti. Hola! Suundume nüüd mingisse dinosauruse muuseumisse. Ma olen ikka veel ainus, kes toast väljas on nagu. Ma ei tea, mis pull sellega on. Let's go! See läheb kell 5 kinni ja kell on juba... Mis on mulle siin kaudselt poes? You say what? Sa oled nii haige näed välja sellega. Jah, aga vähemalt põlla peal ei lähe mul tolm silma. Ühesõnaga, meie tänane update on siis selline, et kui Anneli on nüüd Bobi, siis mina olen Rebecca. Ja kuidas me koos oleme? Bobi Rebecca. Ei, Bobi and... Ei, mis sa enne ütlesid? Becca. Jaa. Bobi and Becca. Nii et ühesõnaga, see on meie uus kombo. Meie uued alter egod siin Austraalia maal on. Sa pead ema olema, sa pead Imo! The condensation! Imo! Komment down below, mis sarjast see pärit on. Issand, kui halb ühesõnaga. Kui ei tea, siis unsubscribe. Ühesõnaga, vaadake, ma tahtsin seda majaga näidata, see on räme cool. Tähendab, enam ei näe midagi. Aga see on hästi kõrge. Vaadake seda kiirust.
Nad ei näinud mul nii kiire. Ühesõnaga lähme jalakäijate silla kaudu siis sinna muuseumisse ja vaatame edasi. Ühesõnaga, tees on nüüd Pekka and Puppy, nii et see you later, alligator. Hola, me oleme jälle siin silla all. Väga ilusad vaated, väga hea ilm. Seal taamal on vaateratas. Ja suundume seal kuskil peaks olema see muuseum meil. Eelmine kord me käisime siinpool juba veits rohkem jalutamas ja seal on see rannaala ka. Nii et see on nii vibes koht ikkagi. Mega mõnus. Siin oleks nii mõnsa hängida. Meil on nii kahju, et me avastasime selle poole alles nii hilja. Nagu mingi üleeile või? Millal me siin käisime? Sest et tegelikult siin on nii mõnus melu ja värki, et siin oleks täiega mõnus olnud õhtuti hängida. Aga täna on juba meie viimane õhtu siin, nii et enam ei jõua. Aga täiega numps, nagu mega mõnus ja mega rahulik. Endiselt ükski keko ei ole puu otsast meile pähe lupanud. Aga siin on neid üli palju, nüüd tulime üle silla, aga siis 2 tükki lihtsalt lebotasid seal, nagu hängisid mingi veidralt. Nii et sidel lõpp. Bobby and Pekka. Juhu! Welcome to the museum. Museum of Queensland. Very cool. Very cool, yes, very cool. Põhimõtteliselt saate aru või? See on nagu huge ass. Ja muidu näeks nagu siuke välja. Mega lahe. Ta on tõesti nagu mega suur. Oh my god. See on nii lahe muuseum. Täiesti ebareaalne. Ma kaotsin nalja ära. Sõbrad on seal üleval, me tulime alla ja vaadake seda. Lihtsalt vaadake seda. With my bro. Bob hanging. Bob and Rex. Besties. See on ebareaalne, kui suur ja teine on siinpool. Ta on täielik mürsik. Ma ütlen teile, ma filmin praegu mingeid võõreid lapsi, vabandust, aga ta on lihtsalt mürsik nagu ja see teine ka. Anneli on suht väike seal all nagu. Vau. Saime enda snäga kätte. Võtsime rukkola ja mingi pitsa. Ma võtsin piparmünditeed ja mega mõnsa koht, kus istuda. Aga me manšime. No nii, tulime sõitma selle vaaterattaga ja see on 60 meetrit kõrge. Alt on vaade selline. Bob. Bobby. Päris suur sitaratas. Lähme siit peale ja üks sõit kestab mingi 10–12 minutit. Me tahtsime tulla siis, kui on nagu ilus päikseloojang. Kurit nüüd läks ikka liiga pimedaks. Ühesõnaga. Lähme sõitma! Lol, me unustasime üleval filmida, aga ma mõtlesin, ma näitan teile seda vaadet. Siit hästi ilus on see õhtune jalakäijate sild. Vana kohendas untsi praegu. Nägid Anneli või? Sitta. Ja. Lind rahvast täis. Täiega. Väga ilus. Ja siis see roosa seal on siis see üks mingi kasiinimaja, kus me üks õhtu käisime üleval söömas ja kokteile võtmas. See on auguga maja niimoodi, et sealt läheb auk läbi. Ja väga ilus on. Hola! Lähme
nüüd viimast õhtut siin Prissis tähistama. Mõtlesime, et lähme mingisse sushi kohta sööma ja siis vaatame edasi. Korraks oli mõttes, et lähme vaatame need Prissi ööklubid ka üle, aga we'll see. Üks. Oleme kohal. Wow. Sushid jooksevad ja koht ise on ka muidu päris numps. Ühesõnaga, tähistame seda viimast õhtut siin. Mis asi see oli? Soitsuga. See oli nagu rõve. See oli nagu... Maitse oli tšumtšurum. Tšumtšurum on maitse. Ja maitse oli nagu... Võtaks Eestis viina veega. Nii et eriti hea ei olnud. Aga... Cheers!